Tere kõigile, Marko siinpool järjekordse videoga. Ja täna ma tahan teile tutvustada Bluetooth kõrvaklappe, milleks on Hiina tootja Meizu Sports EP51. See ei ole samuti unboxing video ehk siis karbist välja, ma küll panin praegu siia karpi, aga olen siin mõnda aega kasutanud, et räägin muljeid. Ja muidugi näitan kõigepealt, mis karbis on. Eestis ei müüda, et tuleb Hiinast tellida. Nad maksavad umbes seal suurusjärgus 25-30 eurot, sõltub kust saab. Ja juurde tuleb siis tollimaksud asjad, et natukene käibemaks, et seal läheb kallimaks. Et sõltub, kas te deklareerite ise oma tollid või muud moodi, et aga igal juhul ta jääb odavaks, et arvestades seda, millist heli nad teevad, sest seda ma olen juba kuulanud siin mõnda aega. Aga okei, karp pealt ära. Klapid algselt olid tegelikult asusid siin peal, et ma ei hakanud siia päris sisse tagasi toppima. Olid siin ilusti pakendatud. Ja karbis sees on siis väga asjalik kõva kandekarp, väike selline pakk. Super, täiesti uskumatu toode selle hinna eest. Ja klappide enda küljes on kummiotsikud ja siis kaasas on veel 3 paari, ehk kokku on 4 paari. Et saab igale kõrvale sobitada midagi. Nii, klapid olid siis siin sees, panin need siia hetkelt tagasi, kui panin, ei pannud. Okei, kuhu ma klapid panin? Ma olen vaatanud, kus ma klapid panin. No nii, kõrvaklapid on leitud. Et probleemi pole. Jätkan siis seda, mis siin karbis on. Karbis on siis mini USB laadimisjuhe, hästi pisikene, tõesti siin paarkümmend sentimeetrit, et pole ühtegi korda kasutanud, et neid juhtmeid vedeleb igal pool, et pole vajadust olnud. Ja siis klapid ise istuvad siis väga hästi sellesse karbikesse, kui on vaja kaasa võtta lukuga, mõnus. Väga asjalik, nagu ütlesin enne. Nii. Meizu EP51. 30 eurot. Ma ei ole 30 euro eest sellise heliga klappe mitte kunagi kuulnud. Okei, nad ei ole nüüd maailma parimad klapid, aga selle raha eest on siin ikka heli uskumatult palju. Aga natuke lähemalt siis. Sellised nad välja näevad, ümber kaela ja istuvad väga tihkelt kõrva. Võtsin nüüd valet pidi ka veel. Paremal pool käib alati see lühitusjubin. Istuvad väga tihkelt tõesti kõrva, kui nad siia paika panna. Ja mingil määral summutavad ka heli. Mitte palju, aga siiski, aga niipea kui veel midagi mängima paned, siis on küll nii, et ei kuule praktiliselt mitte midagi. Juhtme küljes on lisaks veel siis vaiksemaks kõvemaks nupud ja keskel hoiad all on sisse-välja. Siin on üks väike vilkuv sinine LED. Laadimise all on punane ja vist siis kui tühjaks saab, hakkab punases vilkuma. Ja siis on veel ka laadimiskoht siin. Tootja lubab 6 tundi. 6 tundi lubab laadimisaega. Mitte laadimisaega, aga kasutamisaega. Laadimisaega on väga kiire. Ma ei olegi kunagi mõõtnud. Panen järgi ja vaatan mingi hetk juba täis, et võib-olla on mingi pool tundi. Võib-olla on tunnikene, et ma ei ole kunagi seda mõõtnud. Et super. Räägime helist siis lähemalt. Mikrofon on ka. Nii et kui ära ühendada telefoniga, siis on hands-free.
mikrofon on kehva võrreldes siis kuularitega. Aga helist. 30 € eest heli on rohkem kui küll. On olemas bass, mis ei ole küll selline, ütleme, kõige madalam, aga arvestades kui väikesed nad on ja ta on Bluetooth, siis bassi on mõnusalt. Mu kõige esimene reaktsioon oli selline, et bassi on liiga palju, nagu tõsiselt nagu, mis nüüd toimub, et kus see bass sellise väikse klappi sai. Aga natuke aega kuulasin ja siis võrdesin teiste klappidega, siis sain aru, et normaalne, et väiksed klapid, hea heli, kõrged on ka enam-vähem okei, et samuti rohkem kui oskasin oodata. Keskkoht, ütleme mid-range nii-öelda helis, et see on natukene siuke kõhnavõitu, et natuke bass võib-olla natuke domineerib, et otseselt domineeri, aga ütleme nii, et võrreldes bassiga on keskosa ikkagi natukene lahjem. Nii et ainuke nõrk koht on nende klappide juures mid-range heli. Aga arvestades hinda ja üldist heli kvaliteeti on see väga hea. Et ei jätalda. Ja lisafunktsioon, siis kui olete ära kuulanud, keskel on magnet taga. Lõks. Head kaelas. Et olen nendega ka siin lennanud mitmeid kordi, et paned siia, plõks, unustad ära. Nad on hästi kerged. Praktiliselt ei tunnegi neid kaelas. Ja mingid avastad, kas ma olen ära kaotanud, siis katsud, ei alles ikka. Et just kui paned mingit jopet või midagi selga, siis on siuke, ununeb ära täiesti. Et sul on veel midagi siin kaelas. Ja siis tegelikult, see magnet ei ole mingi super tugev, et võib ka ära kaotada niimoodi. Et lihtsalt nad küll ära ei kuku, mitte kuidagi moodi. Aga just, et kui mingi asjaga siin veel vehkida selga panna, et siis võib küll juhtuda, et ei pane märkamatult kukuvad ära. No ei ole juhtunud, võib-olla ei juhtu ka kellelgi, aga igaks juhuks hoiatuseks, et see magnet, mis ümber kaela käib, see nüüd hoiab ilusti, aga ole ettevaatlik. Just nimelt unustamise suhtes. Kerged ja ei pane tähele, et on kaelas. Mis veel nende kohta rääkida? Ega palju ei olegi, et kui ma iga päev olen kuulanud, siis laen umbes 2-3 päeva tagant. Üks päev vist laadisin tõesti, õhtul laadisin juba, samal õhtul. Siis ma tõesti kuulasin neid palju. Ja ühenduvad väga lihtsalt. Kõik neil on Bluetooth saatja küljes, telefonid, mingisugused muud vidinad, tahvelarvutid. Minul on televiisor, neil ma küll teleka külge pannud, aga ühenduvad kindlasti. Et väga hea heli 30 € eest, et võib Hiinast julgelt tellida. Et kahetseda ei tule. Nad ei ole maailma parimad, aga selle raha eest nad on küll ühed parimatest. Vähemalt minu arvates. Vaat nii palju siis Meisu EP51-st. Et võite julgelt osta. Ütlen mina selle kohta. Järgmise korrani.